Kui tahad kaminas tuld panna, siis on vaja, et sa hoiad tikku tuld piisavalt lähedal kaminasse või kaminale, muidu ei lähe põlema. Ja samamoodi on tegelikult meie usuga, et kui me ei otsi Jumala lähedust, ei otsi Jeesust, ei anna talle võimalust meie usku süttima panna, siis see ka nii ei juhtu. Täna saame kuulda evangeeliumi tekstis kahest õest. Me loeme seda Luukese evangeeliumis 10. peatükist, 2 õde ja nende nimed on siis Marta ja Maarja. Ja ühel päeval tuleb Jeesus nende juurde ja tema on ilmselt koos jüngritega. Nad tulevad tuppa ja kui nad on seal, siis hakkab Jeesus ka õpetama jüngrid. Ja Maarja on selline, et talle meeldib Jeesus kuulata, mis ta ütleb ja sest ta tahab jüngrina kasvada, õppida ja ta istub seal koos nende teiste jüngritega koos, kuuleb. Aga siis kaebab õde Marta ta peale ja ütleb Maarja kohta: Issand, kas sa ei hooli selles, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga Jeesus vastab talle: Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Meil on koguduses vaja palju erinevaid inimesi, palju erinevaid omadusi, inimtüübid, sest nii saab kogudus kasvada. Kui tuleb keegi uus inimene su kogudusse ja näeb, et seal selles koguduses on kõik ühtemoodi, kõik sama vanusega või kõik naised või kõik mehed või kõik noored või mis iganes, siis kui ta ei ole ise just selline, siis ilmselt hakkab ta tundma, et jah, võib-olla on siin hea käia nendele, kes siin on, aga mulle see koht ei sobi, sest mina olen teismoodi. Sest inimene otsib ikka mitte ainult osadust Jumalaga kirikusse tulles, vaid enamasti ka kristlikku osadust teiste jüngritega, kristlastega. Aga sellepärast on just need erinevad inimtüübid vaja. Meil on vaja neid tegutsejad nagu Marta, meil on vaja neid vaiksemad, rahulikumad, kontemplatiivsed inimesed nagu Maarja ka. Aga siiski koguduse jaoks, kristlase jaoks on midagi, mis alati on vaja, mis on veel olulisem kui see, et me teeme neid head tegusid. Ja see on see, et me kuulame Jeesust. Vaja on vaid üht. Maarja on valinud hea osa, ütleb Jeesus Maarja kohta. Ka need, kes palju tegutsevad, neil on ka vaja kuulda Jeesuse häält. Jeesuse häält saame kuulla läbi palvete, läbi Jumala sõna lugemise, läbi kunsti ja muusika, läbi kristliku osaduse saame kuulla tema häält, tunda tema lähedust ja temal on võimalus oma valgusega meid valgustada, juhtida. Teod on olulised, aga see jõud ja armastus meil on vaja, et teha head asjad. See usk ja jõud tuleb Jumalalt. Äkki sul on just praegu käes üks nutitelefon. Nutitelefon, see on fantastiline instrument, selles mõttes, et sellega saab väga palju asju teha. Aga mis juhtub, kui läheb voolust
kui vool läheb ära, kui enam voolu ei ole, siis ei saa seda toredat instrumenti kasutada. Ei saa pildistada, ei saa telefonikõnet pidada, ei saa videot teha, ei saa mängida ja nii edasi ja nii edasi. On vaja raadiot, on vaja voolu. Ja võib võrrelda siis sellega, kuidas ka meie heade tegude jaoks on vaja just Jumala armastus ja jõud, mis ta annab just läbi selle lähedusse või suhtlemisse temaga. Aga siis panen põlema. Proovime uuesti. Hoian lähemale, äkki nüüd läheb. Ja nüüd läks. Hea taevani Issa, me täname sind selle eest, et sina kutsud meid ikka ja ikka uuesti oma lähedusse. Täname sind selle eest, et sina otsid meid. Et igaüks meist, kuigi me oleme erinevad, me oleme kutsutud saada sinu lasteks, kutsutud sinu kogudusse, olla seal, kuigi me oleme erinevad oma rollis, sest üheskoos oleme sinu ihu, kui me oleme sinus. Õnnista Eestimaa kogudused igal pool, meie juhid, ja anna meile usku, armastust ja jõudu teha seda head, mida sina meid palub. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.